Tervitan kõiki matemaatikasõpru, mina olen Allar Veelmaa ja me oleme jõudnud nüüd siis 2026. aasta põhikooli matemaatika eksami 6. ülesandeni. Ehk tegemist on siis esimese valikülesandega. Seda ülesannet ei pidanud lahendama, võis valida ülesande number 7, aga see tuleb meil natuke hiljem. Nüüd, kui te kuulete mingeid kummalisi hääli, siis see on koer Fredi, kes õues hakkab karjuma, sest temal on komme karjuda siis, kui mina hakkan matemaatika ülesandeid lahendama. Aga äkki loodame, et ta täna vaikib. No nii, ülesanne number 6. Joonisel näete on siis telk, pilt olemas, selline kena pilt. Põhjaks on ristkülik. Üks külg on 210 sentimeetrit. No näete, see on siia joonisele märgitud. Kumbki otsasein on võrdhaarne kolmnurk kõrgusega 80 sentimeetrit. No, näete otsasein, see, mis on siin vasakul ja paremal pool ka, seal on kriipsjoonega küll osa, sest need küljed lihtsalt ei paista seal välja arvatud üks külg siis sellest kolmnurgast. Ja tipunurk on ka antud, nii et näete 84 kraadi, seda ei ole siia märgitud, selle võiks siia ära märkida, ma panen selle siia juurde. Ma märgin see taha. Nii et näete, see tipunurk siin on siis 84 kraadi. Ahhaa, no see ütleb kohe ära, et meil on vaja siis trigonomeetriat siin ülesande lahendamisel, ilma me ilmselt hakkama ei saa. Ja nüüd küsimus. Mitu ruutmeetrit kangast kulub telgi valmistamiseks, kui on teada, et sellest kangast valmistatakse nii põhi, otsa, seinad kui ka katus? Miks see täpsustus siin on? Vot sellepärast, et mõnikord telgi põhi tehakse mingist muust materjalist. No natuke tugevamast, sellepärast, et kui ta on vastu maad, siis võib-olla ta on natuke tugevam materjal, aga siin on öeldud, et kogu see telk on valmistatud ühest ja samast materjalist. Nii, ja küsimus, mitu ruutmeetrit kangast kulub ja siis telgi valmistamiseks. No kangas jah, riie, eks ole, saate aru. Nüüd, mis me siis peame arvutama? Hakkame mõtlema siin, paneme punkthaaval kirja, võib-olla esialgu enne, kui läheme siia lahenduse juurde. Kõigepealt meil on vaja siis ilmselt arvutada välja põhjapindala, arusaadab, eks ole, jah, ristküliku pindala. Siis on otsad, 2 kolmnurka. Need on siis otsad. Ja nüüd need küljed on siis, näete ju ristkülikud, jah. Nii et kolmandaks küljed ka. No vot, ja kui me saame need tulemused teada, siis ilmselt enam pole väga keeruline edasi liikuda, me liidame need tulemused kokku. Küsimus nüüd selles, mitu ruutmeetrit. Ja vot alati tekib küsimus, aga missuguse täpsusega me vahepealseid tulemusi ümardame, sellepärast et need ei pruugi tulla siin täisarvud. Ja siis, kuna vaadake, näete, meil on antud täisarvud sentimeetrites. Me võime teisendada muide need kõik meetriteks, meil on mugavam arvutada, sest arvud lähevad väiksemaks. Siis mina soovitan neid, jätame ühe varunumbri arvutamisel ja no vaatame, mis saab. Nüüd, kui minnakse riiet ostma, siis tasub veel meeles pidada üks asi. Kujutame ette näiteks, et me saame arvutamise tulemusena, et see ei pruugi üldse praegu õige vastus olla, eks ma panen siit täitsa huupi, et me saame selle pindala näiteks 8,2 ruutmeetrit. Ja kui nüüd minnakse riidepoodi, või mitte riidepoodi, vaid kuhugi mingisse kauplusse, kus müüakse kangast, sellist telgi jaoks sobivat. Ja seal öeldakse, et ei sõbrad, et me müüme ainult täismeetrites. Et me ei hakka siin nalja tegema, mingi sentimeetritele mõõtma. Siis te saate väga hästi aru, et siis te peate ostma riiet 9 ruutmeetrit. Miks 8 ei sobi? No sellepärast, et puudu jääb, jah. Et kas siis keegi magab, ma ei tea, kui hoiate kokku kusagilt sealt telgi põrandas, siis keegi magab rohu peal, jah.
noh, ei ole nagu mugav, jah. Noh, kusagilt sealt külgede pealt kokku hoida nagu ka ilmselt ei saa, siis sajab vihm sisse. Ja külgede pealt või noh, otste pealt, jah. Ja külgede pealt ka ei saa, siis noh, ilmselt see telk ei püsi teil hästi koos. Nii et ühe sõnaga te saate aru, et sellisel juhul te võtate 9 ruutmeetrit. Aga hakkame siis vaatama, mis siin siis nüüd tuleb. Nii et hakkame siis pihta. Jutt oli nüüd siis ära räägitud, põhi, 2 kolmnurka ja küljed, jah. Nii, teistame meetriteks. Ma nagu enne ütlesin ka, et võib-olla on mugavam arvutavalt väiksemaks. Pikkus 2,1 meetrit, otsasein 0,8 meetrit. Ja noh, loomulikult, kuna tegemist on võrdhaarse kolmnurgaga, see on tekstis öeldud, pange tähele, näete, võrdhaarne. Muide, ülesande teksti, kui te loete, iga sõna on tähtis. Et lugege hästi hoolega teksti. Ja järelikult siis te saate ju kohe aru, et teil see nurk läheb pooleks, 84,2 tuleb 42 kraadi, eks ole. On nii, 42 kraadi. No ja vasakul pool ka, aga seda me enam märkima ei hakka. Nüüd edasi. X on pool otsa seina alusest. No, te saate aru, mida siin mõeldakse. Vot see X on siis see lõik siit, näete, mille ma siin ära sodin, tõmba kriipsab peale. Pool sellest alusest. Ja see kõrgus on teada, seda ma märgin ka siia 80 sentimeetrit. Noh, nii nagu siin vasakulgi, ehk 0,8 meetrit. Vaatame edasi, mis me siis saame. Nüüd tangentsiga. Aga miks tangents? Sellepärast, et vastaskaatet jagatud lähiskaatetiga annab nurga tangentsi. Eks ole, tuletan meelde, need siinus, koosinus, tangents, neid läheb vaja, näete. Vastaskaatet on ju X, lähiskaatet on see 0,8 meetrit. Ja X jagatud 0,8-ga annab tangents 42 kraadi. Kasutame siin nüüd võrdne põhiomadust, avaldame X-i. Ja me saame, et X tuleb 0,72 meetrit. Jätame sellise täpsusega. Ärme rohkem pane. Ei ole mõtet toppida. Ärge kirjutage kunagi kõiki numbrid, mis kalkulaator teile näitab. Sellepärast, et kui te arvate, et mida rohkem numbreid panete, seda täpsem on vastus, siis see tegelikult eksi arvamus. Sellepärast, et kuulge, me ei saa ju mikromeetrites. Eks ole, kui te panete 6 kohta peale koma. Mikromeetrites panna siis kirja mingisugust telgi küljepikkust. See oleks lihtsalt absurdne. Nii et ärge siis üle pingutage. 2 kohast peale koma täiesti piisab. Arvutasime ära ja nüüd saame siis selle aluse pikkuse teada. Kortame 2-ga, saame 1,44 meetrit. Nii et selle ma võin siia, näete, kirjutada 1,44 meetrit. Aga siis ma arvestan, et kõrgus on mul 0,8 meetrit, eks ole, on nii, jah. Sellega on asi korras. Nüüd vaatame edasi. Kaldkülje. No vaat see kaldkülg, no see on natuke imelik termin, eks ole, aga me saame ilmselt väga hästi aru, mida mõeldakse. See kaldkülg on siis see K siin, jah. Nii, miks seda K-d on vaja? Aga seda K-d on selleks tarvis, et me saaks teada, vot need ristkülikud, mis on siis tegelikult siin vasakul ja paremal pool, sellepärast, et need on ju need küljed siis. Jah, need suured küljed, mis kaitsvad meid vihma, päikese ja teiste loodusõnnetuste eest. Ja nüüd siis vaatame, kuidas me selle siis teada saame. Koosinusega, jah, näete. Nii et ma panen selle K siia. Nüüd, kui keegi ütleb, aga ma ei taha koosinusega. Miks ma peaks koosinusega arvutama, kui ma tean, näete, sellest täisnurksest kolmnurgast siit paremalt poolt. Ju ma tean selle kolmnurga kõrgust, ma tean selle kolmnurga alust, täisnurkne kolmnurk. Ma saan ju Pythagorase teoremiga. Muidugi saab. Ja kes soovib, arvutabki niimoodi, aga mina ütlen, koosinusega saab kiiremini ja koosinus on siis võrdne millega. Koosinus on lähiskaatet jagatud hüpotenuusiga. 0,8 jagatud K-ga annab koosinus 42 kraadi.
Siit avaldate nüüd ilusasti K. No jällegi võrdne põhiomadus läheb mängu siit ja K tuleb siis 0,8 jagatud koosinus 42 kraadiga 1,08 meetrit. 102 kohta peale koma. Ärme siin veel ümardada niimoodi ühe kohaga. Pärast siis ümardame. Ja nüüd pindala. Hakkame siis arvutama. Põhjapindala. 1, näete, eks ole. Vaadake nüüd, siin on tehtud nüüd, pandud hästi pikalt kirja, me saame seda loomulikult arvutada. Kuidas? Võtta lihtsalt 1,44, eks ole, jah. Näete, see on see alus siin ja korda 2,1. Noh, kui te võtate nüüd kalkulaatori, võtke, mina soovitan, võtke kalkulaator ja arvutage ära. Ma ei hakka seda arvuti poolt tehtud arvutus siin ümber jutustama. Meil on lihtsam teha niimoodi. 1,44 kordame 2,1 ja võrdleme siis tulemusi, vaatame. Ja tuleb 3,024. Siin, vaadake, meil tuleks nagu 3,02, eks ole. Nüüd on küsimus selles, et nüüd on nagu erinevus sajandik siis koha juures, eks ole, et tuli erinev. Asi on milles? Asi on selles, et vaadake, siia S-põhi, kus põhjapindala arvutatakse, pandi tangens 42 kraadi, mitte ei pandud tangensi ligikaudset väärtust. Ja sellepärast võib tulla näiteks erinevus, noh, mingi siin sajandikus, 1 sajandik, jah. See ei ole tragöödia. Või te kirjutate, võtate 1,44 korda 2,1 ja saate 3,02 ruutmeetrit. On kõik väga hästi, mingi küsimust ei ole. Aga kes tahab selle trigonomeetriaga nagu teha lõpuni, noh, siis tuleb tal selline tulemus siit. Et väike erinevus on. Põhi on olemas. Ahaa, vaatame edasi. Nüüd, 2 otsaseina. Otsaseinad on kolmnurgad. 1,44 on alus, 0,8 on kõrgus, 1,44 kordame 0,8, jagame 2-ga. Saame ühe kolmnurga. Neid kolmnurki on 2 tükki. Järelikult 1,44 korda 0,8. On nii, jah? Siin pannakse nüüd kirja see, arvuti paneb jällegi kirja siis trigonomeetria abil, meie seda ei tee. Me võtame lihtsalt, korrutame ära, 1,44 kordame 0,8-ga, vaata, mis me saame. Saame 1,15, me saame täpselt sama tulemuse. Nii et, noh, näete, arvuti teeb lihtsalt ise tegevus siin, eks ole, ja paneb jube keeruliselt kirja. Meie nii keeruliselt ei tee. Me oleme natukene laisad, aga samas te näete, et mitte midagi ei juhtu. Nii et ma panen korraks selle siia, näete kirja, kuidas meie tegime. Siis võtsime 2 korda, noh, 2 otsaseina on 1,44, korrutasime siis 0,8-ga ja jagasime 2-ga. Kolmnurga pindala, jah. Ja tuleb ikka 1,15 ja sulgudesse ruutmeeter. Näete, siin mingit erinevust ei tulnud. Nüüd on meil otsaseinad ka arvutatud ja nüüd on need kaldu olevad ristkülikud, aga meil on ju teada, näete, lõik K on teada, see on meil 1,08 meetrit, siin on 2,1 meetrit. No nii, näete, panen 2,1 meetrit. Ja mis me siis saame? K on 1,08, kirjutan siia juurde 1,08 meetrit. Ja neid tükke on ju 2 tükki, jah. Meiepoolne ja see, mis jääb sinna taha. 2,1 korrutame 1,08-ga ja selle tulemuse korrutame veel 2-ga. Võtke jälle kalkulaator. Nii, 1,08 korrutame 2,1-ga ja tulemuse korrutame 2-ga. Ja saame 4,54. No seal tuleb 4,536 küll tegelikult, aga jätame 2 kohta peale koma. Nii et 4,54. Nüüd see vahe tuleb natukene siin võib-olla rohkem erinev, eks ole, sellepärast, et meie võtsime need ligikaudsed tulemused, 1,08 on ju ligikaudne, see ei ole ju täpne.
arvuti jättis selle koosinus 42 kraadi ja tema võtabki selle kalkulaatori pealt, oma kalkulaatori pealt, aga tema jätab hästi palju kohti. Te saate aru, et kui ma võtan näiteks koosinus 42 kraadi, jätan 4 kohaga peale koma, siis mingite arvutuste juures ja panen kirja need 4 kohta peale koma, siis see tulemus natukene võib erineda sellest, ma teeks seda kalkulaatoriga, see tähendab seda, et siis ma kirja ei pane ja te võite ise kontrollida, et 0,8 jagatud koosinus 42 kraadi, kui te olete koosinuse pannud kirja 4 kohaga peale koma, tuleb üks tulemus ja kui te võtate kalkulaatori pealt, panete 0,8 jagatud koosinus 42 kraadi ja teete kõik selle arvuti peal, kalkulaatori peal, siis see tulemus natukene erineb, aga mitte fataalselt, jah, nii et midagi hullu ei juhtu. Nii, nüüd on meil kõik jupid käes ja nüüd, mis me teeme? Lihtsalt liidame kokku. 3,03 on põhi, 3,03 ruutmeetrit on põhi, siis näete edasi 1,15 tuli meil 2 otsa seina ja 4,52 tuleb meil katus. Ehk siis need 2 ristkülikut, jah. Liidame kokku, saame 8,7 ruutmeetrit. Ja sõna ligikaudu on siin tähtis. Nüüd loomulikult läheme poodi ja me ostame riiet, seda kangast ostame siis 9 ruutmeetrit. Sellepärast, et 8,7 ruutmeetrit osta on natukene riskantne. See on selline, kuna me siin ümartasime ja teine asi, ega keegi taha meil hästi müüa ka sellist. Ikka osta siis 9 meetrit juba ja ostame siis 9 meetrit ära. Näete, me oleme ülesande lahendanud ja kui me ostame siis nii palju kangast, nagu siin on öeldud, siis me ilmselt saame sellise telgi lasta ka valmistada, kui meil sellist telki nüüd vaja läheb. Aga võib-olla mugavam telk kusagilt osta. Nii, aga ei hakka rohkem kommenteerima ja meil on siis jäänud veel üks ülesanne ja mõne aja pärast me lähemegi selle juurde. Viimane ülesanne number 7 ehk siis teine valikülesanne. Aga minu poolt selleks korraks kõik, soovin teile edu, kohtume viimase ülesande lahendamisel. Nägemiseni!